mis põnevat siin veel oli? Vaata, mis sa arvad Sweetest Songist? Mida Sweet? Sweetest Song, see ansambel. Mis sa neist tead? See Sweet. Jaa, nemad on üks väga haruldane. Nad kuuekesi ainult laulavad ja neil on fantastilised hääled. Nad käivad koos ja harjutavad neid Eesti koorilaule ja Rootsi koorilaule ja maailmalaule. Ja vist nad kokku tulid aasta 2013, kui ma hästi olen mäletanud. Ja fantastilised lauljad. Aga ma arvan, et kuna mulle nad nii väga meeldivad, arvan kuule, et ma mölliks ennast sinna 7. Mul nii suur depressioon kohe, et... Depressioon? Sa mõtled diapasoon. No mis iganes. Sweetest Song, mis maa see on? Tule nüüd, lähme ära. Võtan selle kaasa. Siin on nii palju põnevaid asju. Här på scenen har vi jättefina sångare. Sweetest Song. De sjunger idag. Vad är det för land? Tule ära! Mis maa see on? Siin pole ühtki mäge, vaid metsad lõputud ja laukasood. Kuid siinne rahvas täis on imeväge ja kummalised nende laululood. Vaid metsad lõputud ja laukasood, kuid siinne rahvas täis on imeväge. Ja kummalised nende laululood, mis maa see on, kord öösööb ära päeva, siis jälle päev on nõnda pikk, et neelab öö. Ühtmoodi mõlemad siit mööda lähevad. Kui võõras puhkab, kohalik teeb tööd. Mis maa see on? Kas tõesti üksnes orjaks? Veel ainult kõlbab inimene siin. Ja kes selle valu ükskord kokku korjaks, see tuleks armastus ja lõppeks piin. mis maa see on, kus kalastus on ohus, mis maa see on, kus vabadus on maasse kaevatud. Mis kus on sinu õiglus, kus rahu kohus, kus õiglust otsima peaks vaevatud. Mis maa see on? Kas tunne siin on roostes? On roostes häbi südameta riik.
püsi veel mind. Mis maa see on, mis saab mind kinni hoida ja millega ta seda teeb, ei tea. Ta ju ei kata mind, ta ju ei toida, kuid ometigi endaga mind veab. mis maa see on, kas suudan seda mõista, mis maa see on, kas suudan enam olla temata, mis maa see on, kui sa vetigis mõista kõik oma lapsed jätta emata. Mis maa see on, siin pole ühtki mäge, vaid metsad lõputud ja laukasud, kuid siinne rahvas täis on imeväge ja kummalised nende laulud. Fantastilised. Kuule, aga vaata. Meil on ju siin veel esinejaid. Siin on kirjas selline ansambel nagu Virvel. Aastal 2012 käis Toomas Voogand välja mõtte luua Eesti rahvatantsurühm Stockholmis. Varasem rühm Kassari ei tegutsenud enam aastaid, aga Toomas tahtis ikka tantsuks pilli mängida. Kevadel 2013 alustasid nad suure hooga ning samal aastal jõuti suisa 4 korral lavale. Nad on isegi laulu ja tantsu peal osalenud. Nemad! Küll räägitakse nende kohta üks tore lugu ka. Eks nad siis soovisid sinna tantsupeole minna ja nad pidid ühte filmi tegema, et Eestis need targad inimesed siis näeksid ja siis vaataksid ja siis valiksid neid sinna tantsima ja puha ja eks siis suure tantsuhoos üks poistest kuule kükitas nii kõvasti, et püksi tagumik läks kärdi katki. Läks kärdi katki. Mis sa teed? Kellegil pole niiti, kellegil pole nõela. Ega nad rumalad ka pole. Kuule, nad võtsid selle hõbeteibi, selle silver teibi. Ja panid püksi tagumiku, lappisid ta ära. Ja filmimine läks edasi. Kuule, aga võib-olla selle silver teibiga lapitud püksi tagumiku pärast nad saidki sinna laulupeole. Aga see oli nii naljakas kohe. Aga... Laseme nad äkki lavale? Jah, tõesti, näe, vaata, mul on isegi selle paperi peale, mis me kohvrist leidsime, siin isegi kirjas. Jaa, ühe sõnaga lavale tantsitab ennast rahvatantsurühm Virvel ja esitamisele tuleb jooksupolka ja siis on ingliska ja juhendaja on Ingrid Linnas. På scenen dansar nu folkdansgruppen Virvel som har dansat ihop sedan 2013. Sprintpolka och engelska. Ledare Ingrid Linnas. Då kör vi.
see püksitagumik küll katki oli seal, aga see ei jää loodetavasti mitte nende viimaseks tantsuks täna.